No ei, tere tulemast tagasi järgmisesse vlogi ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma ei ole nüüd tükk aega vloginud, sest et mul ei ole olnud otseselt midagi vlogida, mingit materjali. Täna ma, nagu te eelmisest klipist nägite, ma käisin Eduga Petsiti loomakliinikus. Mul on temaga natukene tervise mõttes probleeme olnud, et jah, käisime siis arstil ja nüüd, kuna mul on iga päev kiirituses käimine, siis ema saatsin kassidega koju ja ise siis ootan oma kiirituse aja ära 12:30. Ma olen nüüdseks juba 12 korda kiirituses käinud. Kokku on mul vaja siis käia 25 korda. Praegu mingeid erilisi muutusi naha osas ei ole. Üks väike nõme kõrvalmõju on see, et kuna see kiiritus läheb natukene siia paremale poole kaela peale välja, siis kilpnääre valutab või on paistes, mis iganes. Et see nagu teeb praegu liiga. Mõtlesingi, et hakkan siis täna vlogiga pihta, kuna nädalavahetusel on jaanipäev. Jaanipäeva plaanid siis näevad ette, et ma sõidan maale, võtan oma sõbrannad kaasa, Hanna ja Krissu, ja lähme lihtsalt oleme seal, käime kuskil küla jaanitulel ja sööme ja lihtsalt oleme, naudime sooja ilma. Muidugi senikaua, kuni ma siis linnas olen, siis me chillime Krissuga. Lähme käime lõunakas. Nagu mulle tundub, et ma vlogin ka siis, kui ma teiega koos olen. Juba oli kuu asju teeme. Täiesti lõpun igale poole sellega. Kui vaatan. Noh, sobib ju. Sobib. Näitame siis teile ka, mis me kokku ostsime. Magneesium, kloriid ja lavanniks. Ma ostsin siin seist sellise värvilise roosa pusa. Aga nüüd suvel on ikka alati vaja selliseid asju. Ja siis ma ostsin New Yorkerist sellised hästi pehmed, sellised oversized bluusid. Kuna ma pean omal praegu seda kiiritada saavat kohta siin kaitsma päikse eest, siis on sellised bluusid ideaalne. Ja need on nii pehmed reaalselt. Neid näitasime panna. Kui te tahate mõnusaid biker shortsi, mis ei paista läbi, siis spordipoed Sports Directist sellised. Nii ilus selline külje peal siin jala juures on selline mõnus nagu, ja need on Krissu jalas lihtsalt nagu kirstordil. Mõtlesime, et Krissu näitab siis teile oma neid biker shortse ka. Täiega ilusad lihtsalt ja ei paista läbi. Ma jõudsin vahepeal koju. Ma olen täiega väsinud. Ma siuke tunne, et ma lihtsalt teen ühe uinaku, mis on minu elus praegu üsna tavaline. Ma mõtlesin, et ma näitan teile seda kiirituse kohta ka äkki. Et siis te teate, mis seis sellega on. Kui taust on segamini, siis don't mind me. Aga praegu näeb ta siis välja selline. Otseselt ta ei puneta. Siin ääres ma tunnen midagi, et natukene nagu sügeleb ja kiheleb. Kilpnäärmega ma vist eelmises klipis ütlesin ka, et ma tunnen, et nagu selline tükk kurgus tunne on. See on normaalne, sest et kiiritus läheb mul kaela peale välja. Iga päev ma siis kreemitan selle Babee kreemiga. Praegu ka, kui ma juba siin olen, siis ma panen praegu ka teda natuke peale. Ma panen teda ikka kohe mõnuga ja kreemitan päeva jooksul nii palju, kui mul meeles on. Kuna mul praegu otseselt põletust siin väga ei ole, siis ma mingisugust aloe geeli või kapsalehte või mingit põletuse vastast asja pannud ei ole siin. Kogu see ala, mida ma siin kreemitan, see mul kiiritust saab. Et siis hoida seda niisutatuna, et nahk võimalikult vähe saaks kannatada. Et see kiiritusprotsess ise on väga lihtne. Maksimaalselt olen ma seal siis 15 minutit. Lähen siis sinna kohale, ülakeha paljaks ja kuna kiirituskompuutris pandi juba paika ka minu
asendmasina all, siis ma lähen täpselt samasse asendisse sinna masina all. Kuna mul on siin sellised teibiga märgistused, siis nende märgistuste järgi siis pannakse masin paika. Et seal nii palju kui raviarst ütles, võib olla siis 7 millimeetrit nii-öelda nihkumist. See on väga selline täppistöö, et minu töö on olla seal masina all paigal. Siis see masin käib seal ümber minu ja kiiritab seda kohta. No nii, voiceover Merili siin. Mõtlesin, et ma natuke siia klippide juurde selgitan ka, et praegu siis masin läheb oma nii-öelda algasendisse ja kui ta on siis oma asendis paigas, kus ta siis alustab kiiritamist, siis hakkabki see protsess pihta. Ja nüüd sellel hetkel siis hakkab pihta see. Ja kui te kuulete, siis masin teeb sellist pininat, et mina siis saan sellest pininast aru, et nüüd siis on kiiritus pihta hakanud. Ja tegelikult masin püsib igas asendis natukene aega ka paigal, aga seda ma siia lihtsalt sisse ei jätnud, et sellepärast ta siin stabiilselt liigubki, et ma lõikasin selle video niimoodi kokku. Aga jah, niimoodi ta käib siis ühest nurgast teise ja protseduur ise kestab, ütleme seal 7-8 minutit, pluss siis see aeg juurde, kui nad mind seal paika panevad. Nii et jah, niimoodi ta välja näeb. Kui ma sealt uksest välja lähen, siis ma ei ole peale seda protseduuri kiirgusohtlik ega midagi. Mõned inimesed on küsinud seda. Üldises mõttes enesetunne on mul hea, lihtsalt see nahk on siit hell. Käisime nüüd panema vaatamas. Selline kiire käik oli täna. Kus sa käisid? Kas eba tegi su veega kokku? Jumal küll. Nüüd jahtud maha natuke. Jah, aga siin üks pommo veel. Jah, üks pommo käis veel vee all. Jah. Niimoodi siis. Sul see küll juba kuiv. Tere hommikust! Ma olen juba autos, sest et ma viin täna auto töökotta, kuna mul esimesed rehvid pidevalt tühjenevad ja ma pean kogu aeg käima neid tanklas täitmas ja kontrollimas, siis lasen need üle vaadata, et milles asi on. Ühtlasi jällegi kiiritusse tuleb minna täna. Kuna täna on juba kolmapäev, siis homseks ma pean täna kõik asjad ära pakkima, sest et homme ma peale kiiritust sõidan maale. Ehk siis toimetamist täna on palju ja vanama jalanõud, mis ma pidin Tartusse Itaki poodi tagasi viima, need ma unustasin ära, nii et need ma juba tõin auto peale valmis ära, et ma neid täna kindlasti ära ei unustaks. Nii et jah, hakkame selle päevaga pihta. Väike meeldetuletus ka kõigile loomaomanikele, et kastke oma loomi ikkagi nende kuumade ilmadega natukene märjaks ka, et see jahutab neil kehatemperatuuri, et Liisu oli meil siin põrandal täiesti nagu meritäht ja siis natukene tegime siin märjaks. Juh. Nüüd nad juba nagu natuke harjuvad ka sellega, et jah, selliste kuumade ilmadega tuleb ka neid väikseid põnne natukene aidata kaasa, et ei oleks nii tulupara. Eks
ole? jah, ega see väga ei meeldi Liisule, aga noh, saame hakkama. ta nii lahedalt raputab käppasid. Rehvidega on nüüd enam-vähem okei, et need sellised väiksemad tühjenemised on normaalsed kuumemate ilmadega, nagu ma nüüd tean. aga jah, et tundub, et mingit suuremat viga seal ei leitud, mis on hea. Ja nüüd ma koristan kodus. Vaatan juba ka natukene valmis asju, et noh, homme ma lähen otse kiiritusest maale, et panen mingeid asju juba valmis natuke. Seni kuni mina olen kiirituses, siis isa vaatab mul kasse, et siis ma ei pea edasi-tagasi sõitma Tartusse ja siis pärast koju, et võtta kassid peale, siis tegime sellise kokkuleppe ja siit ka meeldetuletus, ärge jätke oma looma sellise kuumaga üksi autosse. Tere hommikust! On neljapäev ja ma just lõpetasin asjade pakkimise. Panengi asjad nüüd autosse ja siis ma näitan ka teile. Ma ostsin Kiisudele autosse, et neil oleks stressivabam seal. Ostsin sellise, mis ta nüüd on, Felicept Home Comfort Spray. Et seda siis võib lasta transportpuuri autosse enne kui kuskile minna, et ta saaks niimoodi imenduda enne mingisuguse aja, kui minek siis toimub. Kuna Eedu on hästi ärev kass, siis on see oluline. Siin on siis kõik asjad, seal kotis on toidud, siin on kassi ja minu mingid asjad, siin on minu riided, pesu. Ma oleks peaaegu unustanud kõige olulisema koti üldse oma pesuasjadega. Hambahari, hambapasta, kõik siuksed asjad siin. Jah. Sellepärast ma teengi nimekirju, et ma unustan neid asju lihtsalt ära. Aga ma panen veel selle ka siis sinna kotis sisse ja lähen siis viin asjad autosse. Ma pean veel korraks käima ka salongist läbi. Ma võtan sealt mõned ripsmed tutikud kaasa. Kuigi ma arvan, et väga suur tõenäosus on, et ma ei kasuta neid. Aga you never know. You never know. Ma olen jõudnud tanklasse. Tartu kesklinnas olid lihtsalt sellised hummikud, et nagu õudne. Kõik lähevad Jaane pidama, nii et ma võtsin lihtsalt kiirelt mingisuguse mamma purksi, sest et maal eelmine kord, kui ma ära tulin, siis ma tegin külmkapi ka tühjaks, nii et seal ei ole süüa põhimõtteliselt. Ja Kiisudele ka ostsin vett ja Eedu käis siin väljas vahepeal vett joomas. Ja me teemegi pausi ära ja siis paneme maale ajama. Siit õnneks ei ole väga palju sõita enam. Tüdrukud tulevad õhtul hiljem, et mõlematel on lõpetamise päevad, mitte nad ise ei lõpeta, vaid siis neil lähedased. Ja siis Hanna võtab siis Krissu peale ja siis nad tulevad ka. Siis saavad põhimõtteliselt jaanid alata. Ja hommikul, kui ma Tartusse sõitsin, siis tuli sellist padukat, et ma ei näinud mitte essugi. Ma olen nüüd kohal. Pakkisin just asju lahti ja mõtlesin, et viskan korraks lihtsalt pikali, sest et hommikust peale on siuke trallamine olnud. Ja jah. Kuna muru on ka viimasest korrast veel kasvanud, siis ilmselt peab homme ka muru niitma veits. Ja need Krissu istutatud asjad, sibulaid veits nagu on mõni üksik läinud kasvama kasvuhoones, vist ka mingid redise pead, ühesõnaga ma ei tea, päris täpselt nagu aru ei saa, aga
aga midagi vist on nagu tulemas sealt. käis juues. Reaalselt ma tuletasin endale lapsepõlve meelde, kui ma alati läksin välja, kui vihma sadas. Nii lahe oli. See on nagu reaalselt nii siiras rõõm nagu. Ja, Edu ei saa aru. Mis toimub? Ja me tegime adaptenud. Joo, ja meile sadas vihma niimoodi peale, siis jumal küll. Ühesõnaga, mingi õue, kui vihma sajab. See on nii vabastav tunne. Look out here! Hello! Krisu on ka, aga Krisu on kuskil teises toas. Juba sagib. Oh, wow! Wow! Sa pead ka need püksid juba päeva? Jah, tüdrukul on siia jõudnud. Tegime väikse kodutuuri. House tour. Ja chillime oleme. Eks me siis mõtleme, mis me edasi teeme. Tere hommikust! Me just ärkame siin. Anna Krisul siin juba sööb salatit. Tal oli kõht väga tühi. Eile me käisime surnuaias, minu siis nii-öelda esivanemate küllaid panemas ja sõitsime lihtsalt mööda, kuidas ma ütlen siis, külavahe ringi või? Külavahe teid. Ja poes käisime ka, sest et meil ei olnud põhimõtteliselt siin midagi. Ja tänane plaan on minna Ainurme Tünniladale. Õhtul siis vaatame mingit jaanituld siin kuskil ümberkaudsetes külades. Äkki on. Nii et, jah, it's gonna be fun day. Vaata kui nunnis. Kas mu emale meeldib selline? Oleme siis siin Lada melu nautimas ja ma pöörasin enda kleidi teistpidi, sest et mul see kiiritust saav koht oli liiga paljastatud päiksele, nii et pöörasin auto juures kleidi teistpidi ja tegin juuksed kenasti märjaks, sest et kuum on. Ja nüüd lähme Ladale tagasi ja vaatame edasi. Panime päikesekreemi ka. Hoidke meeles, päikesekreem alati ikka. Nii et jah, selline tagurpidi kleit, et kui ühtpidi kleit ei sobi, siis proovige alati teistpidi ka. Ikka tahtsid ujuma minna, nii et tulime jõkke ujuma.
Need 3 hullu on vees, minu jaoks on liiga külm, nii et ma läksin lihtsalt paljajalu. Aga need 3 on seal täitsa sees. Kuidas on? It's summertime, babies. Ma twerkin, näed või? Oh yes, oh yes, oh yes. Minu arust liiga crazy, mina sinna vette ei lähe. Keeldun kategooriliselt, liiga külm. Me nüüd tripime koju, sööme laadasööki, juustupatsi ja seal on mingid juusturibad ja mis iganes muud veel, mingid kommid. Ja Merili käis ja ostis küüslaugu leivakesi. Aga siis saame kodudel snäkkida. Nüüd me oleme nüüd valmis ja me hakkame siis minema Avinurme jaanitulele. Oleme kõik kenasti siin. Hanna on ka. Läks natuke aega, enne kui me valmis saime ja kodus me põhimõtteliselt ei jõudnud mitte midagi teha, nii et nagu ikka meie puhul täiesti tavaline. Mitu plaani meil oli? Umbes 1500. Ja me pidime grillima, me pidime seda, teist ja kolmandat tegema, jah. Aga siin me nüüd oleme, vahet pole. Täpselt, go with the flow lihtsalt, see mis peab tulema, see tuleb ja hakkame siis minema ja eks te siis näete, mis me korda saadame. Tere hommikust! Krissul on veits sinikas. Meil oli eile nii lõbus seal jaanitulel. Me tantsisime, möllasime ja mega soe oli. Me võtsime kaasa mingit sooja asju, aga polnud vajagi, sest et nii soe oli. Hanna Eduga tegelemas. Edu lemmikinimene on Hanna lihtsalt. Ühesõnaga jah, me siin keset päeva nüüd ärkame. Vaatame, mis me tänase päevaga peale hakkame. Muru peaks niitma, aga ma ei tea, kas keegi viitsib seda teha täna. Meil on hästi chillid päevad, selles mõttes, et väga otseselt ei võta mingit suuri kohustusi, et nüüd peab kuskile minema ja midagi tegema. Ja ma olen enda vlogidest aru saanud, et mu vlogid kipuvad olema üsna üksluised, et võib-olla ei ole eriti huvitav vaadata, aga mu elu lihtsalt ongi praegu selline chill taastumine, sest et olgem ausad, ma olen vaimselt täiesti segamini sellest vähiga võitlusest ja kõigest muust. Ma panin täna ka mental breakdowni maha lihtsalt. Mina nutsin, tüdrukud nutsid ja ma olin nagu mingi... Seda kõik oli lihtsalt korraga liiga palju. Aga hakkas parem nii, et nüüd ma juba joon oma teist kohvi ja sõin jäätist ja elu on jälle ilusam. Back to the regular programming. Minga vaalub ennast. Kassi allergia, what? Shimba. Kiisu! Kiisu padu! Oh my god! Oh my god! Siis kui tulistad armastust. Ma ei tohiks vist nii palju nätsutada. Hello! Merili otsustas, et ta hakkab niitma ja me põhimõtteliselt tõstsime pojenge ja Kivide vahelt saime muru ära võtta. ja kõik maas. Aga Merili ei hakka teda üldse segama ja sinuks seal ta läheb. Seal ta murab. Istume siin
vaata. nii. siin. Kõlarvesi. Ja ootame, millal Merile meile tööd annab siis. Ja pane klapp alla. Klapp alla. Alla? Muidu ei saa käima pärast jälle. Nagu siia alla või? Jah. Kuule see masin lihtsalt sülitab. Ütle tere. Hallo. Kui teil on vihahood, siis hakake niitma. See on best. Anger issues. Anger issues, jah. No nii, meil sai nüüd niidetud, väljas toimetatud. Lihtsalt molotame siin. Ja mõtlesime, et võib-olla lähme rämpsu sööma, sest tüdrukud tahavad rämpsu. Tähendab, Krissu tahab. Nälgas. Jah, ühesõnaga ma eeldan, et Hanna tahab ka. Ja siis me mõtleme korraks. Me teeme grilli ka ju. Me teeme grilli ka, jah. Nüüd rohkem stuuka. Väiksed 2 laatsaretti meil siin. Samal ajal, kui mina süüa teen. Hoian ennast, et siis oleks keegi, kes saaks seda kõike süüa. Ei jaksaks süüa. No jah, seda ka muidugi, loogiline. No aga pane ajama. Oi ei. See on ikkagi jubedam, kui ma arvasin. Oi ei. Appi kui jope. Me jõudsime nüüd siia sellesse, mis see on siis? Mingi seikluspark või? Ja siis me jõudsime juba siia ja siis Krissu avastas, et tal on häda. Ühesõnaga, me jäime Hannaga siia ja Krissu läks koju vetsu. Mida sa teed? Tahtsin üle ronida. Ma ei tea, kui hea mõte on. Kuidas see nii madal ju? Jaa. Mitte meiesugustele. Sa lähed koos nende postidega nagu. This is dangerous. Täiesti lollakas. Oh no. Leia pildilt Hanna. Vabandust, sa oled looduskaitsjad. Jaani laupäeva õhtused seiklused. Kas me tüdrukud läheme täna Jaani usse ka otsima või? Ma kardan. Loomulikult. Mida saab? Nad on ju ussid. Jaa, aga nad on lennud. Nad on rõvedad nälgijad. Nad helendavad. Nad helendavad. Nendes on valgus, Anna. Valgus. Good morning! Vähemalt nii Merili alustab. Me nüüd ärkasime üles. Merili ärkas muidugi enne meid ja hakkas pesu pesema ja koristama. Nüüd me siin sätime ennast paika ja vist hakkame tegema hommikusööki. Ja koristame ja teeme kõiki asju, et me saaks hakata koju minema. Ma olen kodus, ma olen tegelikult juba tükk aega kodus olnud.
ja kassid on reaalselt nii läbi, et mõlemad lihtsalt magavad. Ma näitan teile, nagu vaadake seda lihtsalt. Edu on siin ja Lisu on seal. Ärge pange tähele mu seina. Aga jah, me oleme siin kolmekesi nüüd Lebolas. Vast jääme magama, sest homme on vaja jälle Tartusse sõita, käia kiirituses ära, immuunravi saada. Enne kiiritust tuleb ka vereproov ära anda. Tere hommikust. Ma olen nüüd jõudnud kliinikumi. Ma tulin välja sellepärast, et seal vereanalüüsi ukse taga on nii palju inimesi. Nii et ma ei tahtnud seal istuda väga. Siis ma tulin õue ootama. Enne mind on mingi üle 20 inimese. Nii et ma loodan, et ma saan õigeks ajaks vere antud. Sai kanüül pandud ja vereproov antud. See oli ikka andis oodata. Vist üle tunni aja ootasin äkki. Ma käisin vahepeal väljas. Sama tuiasin ringi. Ja nüüd ma siis, praegu on kell kuskil 10:30 läbi. Mul on 12:30 kiiritusravi. Et selleks hetkeks ilmselt on ka vereproovi tulemus olemas ja tuleb siis arst annab mulle selle immuunravi lehe ja lähen siis peale kiiritust sinna tiksuma. No, mul on see kanüül sellises rumalas kohas, siis ma autoga kuskile minna ei saa otseselt. Et üsna keeruline on roolida niimoodi. Ja töötleja Merili siin, kuna see vlogi lõppes nii järsult ja mul läks täiesti meelest ära sellele vlogile lõpp filmida, siis mõtlesin, et ma võtan see paar sekundit, et muidu see vlog lõpeb lihtsalt täiesti lambise koha peal ära. Aga see vlog sai selline üsna kaootiline, sest et täiesti ausalt ma unustan enamus asju ära. Kui ma praegu tagasi vaatan, kui ma töötlen seda videot, siis ma lihtsalt mõtlen, mis asja, miks sa seda ei filminud, miks sa seda ei öelnud. That's so weird lihtsalt, et kui ma vahepeal võtan kaamera kätte, siis mul on pea nagu lihtsalt linnukesed laulavad pea kohal või ahv lööb trumme kokku. Aga ma loodan, et sellegipoolest teile see video meeldis. Ma arvan, et peale seda vlogi võib-olla tuleb natukene pikem paus, sest et ma tunnen, et mul on vaja aega ise endale, sest et nagu ma siin vlogis vist mainisin ka, et mul on natukene raske periood ja ma eeldasin seda, et see tuleb, kui see kiiritus juba läbi hakkab saama. Et siis hakkavad kohale jõudma kõik need asjad, mida ma olen läbi elanud ja mis ma ravi ajaks nii-öelda kõrvale lükkasin, siis nüüd on aeg nendele asjadele otsa vaadata ja oma traumasid ja asju lahendada, et elu saaks alata uuelt leheküljelt. Nii et jah, see on üks korralik teekond. Ausalt öeldes üldse ei tahaks seda teha, aga elus on ikka nii, et sa pead vastu astuma nendele asjadele, mis ei ole just kõige meeldivamad. Nii et jah, olge teie ikka tublid, püsige terved, kasutage SPF-i, naerge palju, käige ujumas, nautige suve ja lihtsalt tundke rõõmu sellest, et te saate elada, hingata ja see ongi kõige olulisem. Veetke palju aega koos oma lähedastega ja looge neid mälestusi koos heade inimestega. Aga minu poolt kõik, olge tublid ja näeme juba varsti. Tšau!